Järgmiseks päevakorrapunktiks on Elva linna käotee kergliiklustee ehitamine ja selle omaosaluse garanteerimine. Ja ka selle päevakorrapunkti juures, juhul kui see otsustatakse vastu võtta, siis on vaja 9 volikogu liikme poolthäält. Aga nimetatud päevakorrapunkti kannab ette Heiki Hansson. Jah. Linnapea siin sissejuhatuses ka mainis, siis Elva linn esitas kergliiklustee toetusskeemi omapoolse taotluse ja see taotlus siis sisaldas käotee kergliiklustee ehitust praktiliselt kogu käotee pikkuses. Ja kuna see taotlus eeldab linnapoolset garantiid, et me oleme valmis oma osalust finantseerima ja meie eelarvestrateegias oli käotee 2016. aastas, aga selle projekti rahastamise puhul ta nihkub järgmisse aastasse ja see linnapoolne panus jääb ka oluliselt väiksemaks, siis paluks volikogult kinnitust, et nad lubavad Elva linnal kaasfinantseerida seda projekti kuni 60 000 euro ulatuses, kuni sellepärast, et me täpselt summat praegu veel ei tea, see oleneb kõik lõpuks hanke tulemustest ja selle objekti lõplikust maksumusest. Ja et volikogu annab sellega siis ka linnavalitsusele õiguse, et juhul kui see projekt saab rahastuse, siis me võime ka selle omaosaluse ulatuses minna laenu võtma, et me ei peaks enam eraldi volikogu käest tulema küsima laenu jaoks luba. Paluks siis see eelnõu vastu võtta. Aitäh! Kas on Heiki Hanssonile küsimusi nimetatud päevakorrapunkti juures? Kui küsimusi ei ole, täispunkti, aga kas toetada meelde, et kummalt poolt see kergliiklustee läheb, kummalt kannab jääda? Siit Tartu poolt minnes vasakut kätte on ta praegu planeeritud ja eskiisi peal ka niiviisi lahendatud. Okei, aitäh! Veel küsimusi? Küsimusi ei ole, paneme nimetatud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle poolt, et Elva linna käotee kergliiklustee ehitamise oma osaluse garanteerimise sellisel kujul, nagu päevakorrapunkt seda ette näeb, vastu võetakse? Palun anda käega märku, kes on selle poolt? Kõik on poolt, seega on otsus ühehäälselt vastu võetud.